Tere, Tõnu! Tere! Tõnuga me räägime kinnisvaraturust numbritest, siis peale Tõnut täna meiega liitub Tallinna notar Tarvo Puri, kellega me räägime kaugtõestamisest, mis muutus aktuaalseks mõned nädalad tagasi. Ja peale Tarvot räägime täna veel Fram aktsiaseltsi juhatajaga Rasmus Kurniga. Ma loodan, et teemad tulevad huvitavad ja siis räägime Tõnuga. Tõnu, oleme sinuga viimati rääginud millal? 2 nädalat või 3 nädalat tagasi? Kas te mitte siis nädal tagasi ei olnud, kus nädal tagasi. Siin samas eetris olime? Arvad, et nädal või? Ei, oli rohkem ikka. Oli rohkem. No võib-olla, aeg läheb nii kiiresti, tööd ja tegemisi on nii palju, et võib-olla tõepoolest ei pane päris tähele, kuidas asjad edenenud siin on. No nädalad lendavad nagu tavaliselt, on ju. Ega nagu selles mõttes midagi ei ole muutunud. Ainukene võib-olla, et ei tunnegi ära, mis päev täna on. Et istud kodus, on ju, nagu hommikul ärkad, teed tööd, lähed magama, päev, samamoodi. Nii ta läheb, jah. Aga tore, Tõnu, räägi meile kinnisvarast, räägi meile numbritest, kas viimase paari nädala jooksul on mingit uut infot tulnud, mis meil kinnisvaraturul toimub, mingi uus statistika, mingid uut statistikanumbrid? Kui meil siin koroonakriis pihta hakkas, siis üks esimene sektor, mis laksu sisse sai, oli üürikorterite ja majutussektor, kui nüüd konkreetselt kinnisvaraturust rääkida ja elamispindade turust rääkida. Ja tekkis siis hulka üüripakkumisi, majutuskorterid hakkasid vaikselt tulema pikaajalise üürisektorisse. Kui nüüd 2 nädala taguse ajaga võrrelda, siis üüripakkumine on suurenenud, aga see suurenemine on, ütleks, marginaalne. Ja nädala taguse ajaga on pakkumine lausa isegi vähenenud. Ja kesklinnas on siis tänase seisuga vähem üüripakkumisi kui nädal tagasi. Aga ütleme, et see vähenemine ei ole liiga suur. Ehk see on siis nüüd küll teatava küsimärgiga, see ei ole veel kindel väide, aga kas siis mingi tipphetk on üüripakkumises saavutatud või siis äkki kuskilt nurga tagant on siiski mingeid kortereid veel ikkagi pikaajalise üüri turule tulemas. Nii et see on üks selline võib-olla teema, mis tasub välja tuua. Teine teema on nüüd, see on siis teatavas mõttes naljanumber, aga teatavas mõttes ka mitte. Statistikaamet avaldas numbrid, kui palju sai esimeses kvartalis hooneid, eluruume ehitusloa, kui palju sai kasutusloa ja kui palju alustati ehitust. Ja kirjade järgi Statistikaamet peab ehitusalustatud hoonete üle arvestust selle järgi, kuidas arendajad või ehitajad esitavad ehitusteatise. Ja nüüd konsultant on, mis sa arvad, mitu eluhoonet, kas siis ühe pereelamut või kortermaja kokku alustati, mitme hoone ehitamisega alustati selle aasta esimese 3 kuu jooksul? Mis sa arvad? Hoonega või? Tead, ma jään vastuse võlgu. Ma nägin midagi statistikat korterite kohta. Kas oli nagu midagi 52 korterit või? No siis on sul... ütleme, et su mälu on siis hea ja kodus istumine pole halvasti mõjunud, aga kui hoonetest rääkida, siis alustati tänase teadaoleva statistika järgi 3 hoone ehitamisega. Esimese 3 kuu jooksul ja nendes 3 hoones on siis kokku 53 eluruumi. Nendest 3 hoonest 1 on ühe pereelamu ja 2 on siis kortermaja, kus asub 52 korterit. Aga siin mõned asjaosalised on juba teinud kriitikat, et see number ei pruugi päris õige olla, aga võib-olla ta siiski on, ütleme siis, et
et mis sest, et vale, aga nii ilus vale, et nagu märgiline sellisel raskel ajal ikkagi äärmuslik number. Et ootame siin kuukene paar veel, et seda ei juhtu tihti küll, aga Statistikaamet siiski vahest teeb sellesse statistikasse ka korrektuure. Aga võib-olla siis selline laiem järeldus, mis ei ole nüüd selle 3 hoone ehitamisega alustamise baasilt, aga võib-olla laiem järeldus ikkagi on see, et täna arendajad mõtlevad selle peale, kas alustada ehitust või mitte. Merko siin teatas kõva häälega, et nemad näiteks Veerenni 3. etapi ehitusega ei alusta esialgsete plaanide järgi ja võib-olla selliseid arendajaid, kes seda kõva häälega välja ütlevad, et nemad lähiajal ikkagi ehitusega ei alusta, on vähem kui neid, kes tõepoolest siis ehituse ootele panevad. Rääkisin vist üleeile ühe kinnisvaraarendajaga, kes ütles, et maikuus plaanib ehitama hakata. Ma küsisin, kas kindlasti, ta ütles, ei, midagi ei ole siin kindlat. Ja see on võib-olla teine number, mis välja tuua. Tahtsid öelda midagi? Jaa, et tegelikult arendajate kohta on nii palju, kui mina olen rääkinud, ikka mitmed ütlevad, et järgmised 2-3 kuud istume ja ootame, et kuna lõppude lõpuks pole nagu selge, et mis olukord tuleb ja nii edasi. Ja kui see ei ole ja arendaja poolt, see on absoluutselt nagu mõistlik lähenemine. Kui sa ei ole veel investeeringutega alustanud, siis pigem sa nagu vaatad. Samas ettemüügid nagu toimivad, ikka kinnisvara pakutakse, kas jõuaks ehitusse või mitte. Vaatame hiljem. Ja. Ma olen selles osas täiesti nõus, et see on mõistlik käitumine, oodata mingi kindlustunde saabumine ära, et ei ole mõtet tormata. Et eks siin tuleb siis juriidika tuleb ka mängu, millised lepingud kellelgi on ja millised, kas seal on mingid sanktsioonid ja kuidas nendest mööda saab. Ja võib-olla siis kolmanda numbrina ma täna hommikul võtsin korteritehingute statistika, mida me siin ka eelmisel veebikohtumisel vaatasime ja see statistika on nüüd selle kuu kohta, tõenäoliselt seal on circa poole aprilli andmed, aga see on niisugune väga ligikaudne, nii et tehingute arvu osas sealt liiga palju järeldusi teha ei tohi, küll siis võib vaadata hindade dünaamikat. Kui märtsi korteritehingute hinnad aastatagusest olid 12% kõrgemal, siis aprillinumbrid on aastatagusest just tehingu hinnanumbrid on siis keskmine hind 6,1% kõrgemal, mediaanhind 9% kõrgemal, mis siis, et siin peab muidugi mõistma seda, et tänased tehingud on lepitud varem kokku, kui veel mediaan keskmine on 9% kasvanud, siis see näitab üsna selge indikatsioonina seda, et sõlmitud on just uute korterite asjaõiguslepinguid hulk, mis tõenäoliselt on võlaõiguslikult kokku lepitud juba 2, 3, 4, võib-olla rohkemgi kvartalit tagasi. Aga keskmine tehingute hind oli 1995 eurot, mis on natuke, ütleme, palju ta siis on, 80 eurot allpool kui kuu tagasi. Kas me siit mingit hinnalangust välja võime lugeda? Pigem seda ei peaks tegema, et lühikese perioodi andmed on väga, väga hüplikud, aga eks ta selge ole, et hinnad ole löögi all. Aga sa juhuslikult eraldi järelturgu pole vaadanud? Mis järelturu tehingute hindadega toimub? Ma ei ole vaadanud ja kuigi kiusatus on, siis ma ei ole vaadanud ja miks ma ei ole vaadanud, on see põhjus, et ma olen ise alati kritiseerinud järeldusi, mida tehakse 1 kuu tehinguandmete baasil. Meie 1 kuu on nii lühike aeg, et selle 1 kuu jooksul juhuslikkus mängib liiga palju ja need järeldused, mis sealt teha, on liiga udused ja need ei ole usaldusväärsed.
Et mina jah, taotluslikult pigem seda ei ole vaadanud. Ja eriti, kui me hakkame siis kuidagi korterite väikest arvu lööma veel juppideks vanuse järgi, kus meil ehitisregistri andmed on puudulikud ja paljudel korteritel, tihtipeale isegi pooltel korteritel üldse seda vanuse silti juures ei ole, nii et sealt veel järeldusi teha, et see ei ole usaldusväärne. Okei, arusaadav. No nii väikse, ütleme, korterite arv, millega ehitustöö või hoonete arv, mille ehitustöödega alustati, tähendab seda, et põhimõtteliselt mingi hetk me võime kokku puududa ka sellega, et ei ole piisavaid uusi korterit. Saan ma õieti aru või mis sa arvad? No, see on siuke nii ja naa küsimus. Seda võiks loogiliselt arvata küll, et kui ehitama ei hakata, siis ju pakkumist ei ole. Aga teisalt ma esiteks ütleks, et siin on mingi anomaalia sees, et see number statistika järgi nii väike on. Mul üks arendaja ütles niimoodi, et tema nii kui ehitusloa saab, nii esitab ka ehituse alustamise teatise ära, muidu läheb hiljem meelest ära. Et selle ühe numbri pealt ei tohiks liiga palju järeldusi teha, ütlen ma, sest ehituslubade väljastamine tegelikult aktiivselt käib. Siin on muidugi olnud mingeid tõrkeid, bürokraatia tõrkeid näiteks, aga see üks kvartal ei löö mingit auku sisse. Mina siin praegu seda järeldust ei julgeks teha, aga see on siis selline pika perspektiivi vaade, kus me vaatame, et kui ehitusega ei alustata ja kui me saaks siia kõrvale tuua, et ehituslubasid ei taodelda, et siis tekib üks moment defitsiit, mis hakkab hindu üles lükkama. Me ei räägi hindu üles lükkama 2020 aastal või võib-olla isegi mitte veel 2021. Et see ei ole veel teema, mida täna peaks tõsiselt käsitlema. Ma siin lugesin huvitava artikli, et üks Itaalia ärianalüütika ettevõtte tegi prognoosi selle kohta, mis Itaalia turuga toimub. Ja seal oli märgitud, et turg kaotab mingi umbes 15% oma mahust. Ja teine, mis oli huvitav, on see, et see taastumine nende arvamusel võtab 2-3 aastat. Aga Et tehingute maht siin on, see on minu jaoks ohtlik sõna, et mida see tähendab tehingute maht, kas see tähendab tehingute arvu või see tähendab tehingute rahalist? Mina sain pigem aru, et see on ikka väärtus. Mitte arv, aga väärtus. Et hinnad lähevad siis 15% alla. No siis ma tuletaks meelde, kui täna on tõmmatud paralleele 2008-2010 aasta kriisiga, siis toona tehingute arv kukkus, mis ta siis oli, 3 korda cirka isegi. No ütleme 2,5 korda. Hinnad kukkusid ligi poole ja see tähendab, tehingute kogu käive kukkus 5 korda. Niimoodi, aga siin me peame arvestama seda, et Eesti turg on väike, väga hüplik, väga suured siksakid on meil siin sees. Ja kui meie hinnad kukuvad 15%, siis me peaks seda näiteks sugugi võimatuks, aga pigem see oleks 1 aasta kukkumine. Mitte mingi pikk vinduma jääv šokk, sest kui me meenutame, et 2009 aasta oli kriisi põhi ja millal läks täis hooga kinnisvara arendus käima, oli 2014 ehk 5 aastat hiljem. 2010-11, no eks siis ka ikkagi üht-teist tehti. 2013 aastal üks arendaja kurtis mulle, et tegi väga vinge veebilehe arendusprojektile, aga seda ei olnud vaja, sest korterit osteti liiga ruttu ära. Et selline 2-3 aastat, ma ütlen, et väga mõistlik ootus
ja ma arvan, et Eestis käivad muidu protsessid pigem kiiremini erinevalt siis sellistest suurtest süsteemidest, kohmakatest süsteemidest nagu näiteks Itaalia. Aga Tõnu, ma tänan sind, näeme sinuga siis 2 nädala pärast uuesti, et ootame sinu käest huvitavat statistilist info kinnisvaraturu kohta. Tänan. Ja, tšau. Nagu varem ütlesin, järgmise teema, millest ma tahaks rääkida, on, et alates 6. aprillist on võimalik sooritada kõik notariaalsed tehingud notaribüroose ilmumata. Ja mul on hea meel arutleda kaugtõestamise teemat Tallinna notariga Tarvo Puri. Tere. Tere, Tarvo. Tervist. Ja Tarvo, räägi meile kaugtõestamine. Et aprillis alustasite, et kaua teil selle kaugtõestamise võimalus üldse oli välja töötamisel? Alguses sai päris mitu aastat tagasi, 3-4 aastat tagasi alustati selle veebi või internetitehnoloogiaga, IT-arendustega valmis. Ta sai selle aasta 1. veebruariks ja paar kuud hiljem kõik see ootamatu eriolukord, liikumispiirangud on selle väga kiiresti ja väga laialdaselt käiku aidanud panna. Nagu ma kuulsin, et algselt oli mõte panna seda etapi viisil, et kuidagi proovida, kuidas hakkab toimuma, on ju? See 3-4 aasta tagune sihtgrupp, kelle jaoks me seda tegime, olid tegelikult välismaal töötavad või elavad eestlased, et nad ei peaks siis notaritehingute jaoks tulema siia Eestisse oma töö või elukohast ja siis tagasi, et nendel oleks võimalus teha interneti kaudu notaritehinguid. Aga praeguseks on see kõik olukord muutunud ja igalühel ka siin Eestis on võimalik teha kõiki notaritehinguid peaaegu veebi kaudu. Kõik saame nautida kaasaegse maailma meeled, on ju? Ja, see võimalus on nüüd. Ja. Räägi meile, kuidas see süsteem toimub, et ütleme, ma kahjuks või õnneks ei tea, arvatavasti ikka kahjuks, ma ei ole veel ise võtnud osa digitaalse tõestamise tehingust, on ju, et ma väga hästi tean, kuidas see vanamoodi oli, aga kuidas see nüüd näeb välja? Kui varem pidi klient tulema notari juurde kokkulepitud ajal, siis praegu peab klient kokkulepitud ajal logima sisse internetis notarite koja iseteenindusportaali ja seal ta kohtub notariga videosilla kaudu. Kui neid tehingu osapooli on mitu, siis nad kõik üheaegselt logivad sisse ja tehingu läbiviimine iseenesest toimub samamoodi nagu notaribüroos. Notar tutvustab lepingut lõigu haaval, parandatakse, muudetakse, arutatakse läbi ja lõppetapis, kui kõik on otsustanud, et selline on lõplik ja õige tehingu tekst, mis kõigile sobib, pannakse sinna digiallkirjad. See on palju kasutust leidnud. Ma arvan, et meie oma büroo tehingutest nüüd sellel nädalal umbes pooled toimusid kaugtõestusega ja pooled kliendid tulid siis füüsiliselt kohale. Aga millise tagasiside te saite klientide käest, kui te tegite ka kaugtõestamise tehingut? Olete saanud mingi tagasisidet? Paljud sellised püsikliendid või püsikäijad on selle üle väga rõõmsad, et nad ei pea nüüd mitu korda päevas notaribüroosse tulema ja siis oma koju või kontorisse tagasi, kellel on päevas palju tehinguid, vaid ta kokkulepitud aegadel logib internetti, käib Tartu notaris, käib Tallinna notaris, käib Võru notaris ja kliendid võivad tal olla ka erinevate Eesti nurkadest. Nagu ma kuulsin, et tegelikult selle kaugtõestamise puhul kasutatakse ka Verifi näo tuvastussüsteemi. On see nii? Ja siis, kui klient kokkulepitud ajal iseteenindusse sisse hakkab logima, siis kõigepealt tuvastuseks on tal vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d ja teise etapina Verif. Tuvastuse raames ta peab tegema endast foto, oma arvutikaameraga tegema oma dokumendist foto ja siis ma olen klientidelt kuulnud, et 2-3 minutit läheb aega Verifil tehniliselt algoritmidega siis kontrollimiseks, võrdlemiseks, et see isik ja selle isiku foto on üks ja seesama.
Nii et kui notariga videoühendus tekib, siis notaril on kõik juba oma arvutis näha kliendi eelnevalt tehtud pildid, kliendi dokumendi koopiad, lisaks veel kliendi dokumendi koopia rahvastikuregistrist. Nii et sellel hetkel, kui videosild tekib, on notaril päris palju piisavalt materjali, et veenduda, et see klient on just see, kellele ta esitleb. Ma ühe webinari käigus seal keegi kuuletas tõstatas küsimuse, kas see brief kontrollib selle pildi, võrdleb selle Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasiga või ikka nad lihtsalt kontrollivad, et kui klient teeb pildi oma passist ja siis ennast või mitte passist, ID-kaardist näiteks ja enda pildi, et nad võrdlevad need kaks asja, mitte ei ühenda. Ta ei ühenda selle PPA-ga, Politseiametiga, vaid ta võrdleb ikkagi selle kliendi dokumendi just äsja tehtud pilti ja siis kliendi enda äsja tehtud näopilti. Aga mõnel juhul on klient seda veriffi pidanud ka 2 korda tegema, et ta pole esimesel tuvastusel läbi läinud, on foto liiga ähmane või vale nurga all tehtud, sellest veriff annab siis märku ja suunab algusesse tagasi ja tuleb uuesti alustada. Aga kellegiga tehing ära pole jäänud selle isikutuvastuse tõttu. Küll on tehnilisi tõrkeid või takistusi olnud, kas on netiühendus kliendi poole peal kehva. No see probleem ei teki kuskil asulates või suurtes linnades. Keegi on kuskil oma suvilas või linnast väljas, siis see netiühendus võib olla tal liiga kehva. Või teine tõrge on tekkinud pigem suurte ettevõtete asutustega, et nende poolt alane IT-tulemüür on niivõrd range ja tugev, et ei luba sellist videokõnet väljaspool nende võrku asuva arvutiga. Ja on tulnud siis IT-alaselt natuke kohendada seda ja lubada notaritega suhtlus läbi video. Aga see kõik laabub tasapisi, et need on sellised esimeste nädalate agad ja tõrked, et mõni klient, kellega siis tehnilise tõrke tõttu on jäänud hommikul kell 11 tehing pooleli, lepime kokku, et kohtume uuesti peale lõunat kell 4. Ta proovib, testib seal mingid asjad ära, käib poes, ostab endale uue ID-kaardi lugeja näiteks, kuna vana juksis või veebikaamera ei andnud pilti ja järgmine kord juba õnnestub kõik. Need, kes on juba korra tehingus käinud, nendega läheb väga sujuvalt järgmine tehing. Ja no ma usun, et see on päris oluline ka, ütleme, edasi-tagasi käimise kokkuhoiu koht on ju. Aja, just nimelt aja nagu mõistes on ju, et ja rohkem ei pea nagu mõtlema selle peale, et kui sa sõidad ära, siis sa pead võimalikult kiiresti tehingud ära tegema enne, kui sa sõidad ära, et siis saad ka nagu muel, kas puhkusel või muel selle tehingu sooritada on ju. Just, kui peab olema arvuti internet. Ja. Nagu ma saan aru põhimõtteliselt, et ei olegi eriti palju vaja välja selleks, et tehingu niiviisi sooritada, et sul peab olema hea internetiühendus, digitaalse allkirjastamise võimalus ja mõned arvuti teadmised. Jah, mingi selline arvuti kasutamise kogemus või villumus peab ikkagi olema, kui mõnel juhul on arvatud, et lapselapsed nüüd aitavad vanaemal minna elus esimest korda arvutisse ja aitavad tal sisse logida. Seal siis see tegelikult kahjuks päris elus ei toimi, et selle elus esimest korda arvutis oleva vanaemaga ei ole võimalik ikkagi notaril seda tehingut läbi arutada, aga mine tea, võib-olla 5 aasta pärast juba kõik on harjunud. Valdava enamus inimeste jaoks on see väga hea lahendus arvuti kogemusega inimeste jaoks. Ja meil on siin üks küsimus, kas notariaalne kaugtõestamine on võimalik kinnisvaratehingute puhul? Ja, alates 6. aprillist on võimalik teha kõiki tehinguid, mida notari juures teha saab kaugtõestusena, välja arvatud 2 erandit, mis ei ole päris tehingud. Üks on abielude sõlmimine, teine on abielude lahutamine. Et nendeks toiminguteks tuleb isiklikult kohale tulla, kõik muu on võimalik kaugtõestusena. Aga praegu sinu kogemusest, millised tehingud rohkem tehakse? Kas kinnisvaratehinguid või volitused või mis? Volitusi on päris palju. Need on inimesed, kes on kuskile välismaale jäänud tööle või karantiini või eriolukorra tõttu kuhugi piiride taha kinni, et nemad saavad oma volitused korraldada kuskilt Norra ehitusplatsi soojakutest näiteks või kust iganes, kus nad parasjagu asuvad, kus on internet olemas. Ja teine
teine suurem tehingute grupp on nende suurte võrguettevõtete trassiservituutide seadmine veekanali, elektritrassid, kõik need võrguettevõtjad on väga kiiresti võtnud kasutusele selle kaugtõestamise võimaluse, et nad oma kliendiga ja notariga kohtuvad siis kaugtõestamise kaudu ja teevad need isikliku kasutusõiguse seadmise tehingud. Aga kuidas pangad? Pangad harjuvad ja kohanevad üsna kiiresti nüüd juba, et praegu on iga suurema pangaga meil mõni kaugtõestustehing olnud, aga see ei ole nende jaoks veel igapäevane rutiin. Pigem tuleb ikka täiesti eraldi kliendil oma pangaga oma tehing kokku leppida, et see tuleks kaugtõestusena, kui see on kliendi soov. Üldiselt pangatehingud on täna veel paberil. Aga ma arvan, et see pankade harjumine võtab mõne kuu ja see muutub. Mis sa arvad? Kas tulevikus kaugtõestamine asendab tavalise tehingu vormistamist? Kui vaadata nüüd esimeste nädala statistikat siin oma büroos, et umbes pooled tehingud toimuvad kaugtõestusega ja üle-eestilises notarite statistikas paari päeva tagused andmed näitasid, et 8% kõigist üle Eesti notaritehingutest on kaugtõestusega. Siis ma ise arvan küll, et poole aasta pärast valdav enamus on kaugtõestusega ja pabertehing on erand või harva esinev. Aga kindlasti jääb ka pabertehing veel aastakümneteks alles, et on inimesi, kellel on ka paberi peal vaja tehinguid teha ja see võimalus kindlasti peab neile alles jääma. Okay. No, väga huvitav. Et lõpetuseks kuulsin, et Lätis tegelikult selle kaugtõestamise võimalus juba oli kas aasta või 2 tagasi, aga Lätis seda keegi pole kasutanud põhjusel, et see on väga kallis. Kuidas Eestis, kas see kaugtõestamise tehingu maksumus on samasugune või see on kallim või see on odavam, kuidas Eestis sellega on? Kaugtõestuse puhul lisandub notaritasudele eraldi 24 euri suurune tasu iga kaugtõestuse puhul, aga seal teisest küljest vähenevad seal umbes samas suurusjärgus mingite ärakirjade vormistuse tasud ja paberdokumentide digitaalseks tegemise tasud. Et summa summarum tehing kallimaks ei lähe või kui siis nende 10-20 euri võrra. Ja, okay. Ehk kokkuvõtteks võime järeldada, et oleme astunud uude ajastusse, on ju, ja võib-olla varsti me füüsiliselt üldse ei näegi, nagu kõik tehingud teeme notariaalselt, nii pangaga, ütleme, osade ost-müük ja nii edasi, et me ei tekigi vajadust füüsiliselt kokku saada, on ju. Vajadust ei teki, aga mõne korra kvartalis ikka võiks käia koha peal ka, et oleks tore näha ju. No võib-olla siis te hakkate korraldama kliendipäevad. Ma mäletan veel aastas mingi, mis see oli, nagu 2005 või 2006. Te olite minu teadas ainukene kinnisvarabüroo, kes korraldas just kliendipäevad oma, ütleme, suurematele tehingupartneritele. Siis teete samamoodi kliendipäevad. Et kohtuda inimestega näost näkku, kuna see on ainus võimalus. Kui see jääb ainsaks võimaluseks, siis pole võimatu, et seda tuleb teha, et inimestega ikkagi näost näkku kokku saada. Sellel on oma väärtus. Jah, absoluutselt. Aga tänan sind, Tarvo, et väga huvitav. Ootan, millal ma ikka sooritan esimese oma kaugtõestatud tehingu ja vaatame. Ja ma usun, et see ikka toimub sinu büroos. Tore, kohtume siis. Ja, tänan, Tarvo. Ja, aitäh. Head aega. Head aega. Et järgmine, kellega me tahaks rääkida, on Rasmus Urmframmist, aga me näeme, et meil on tekkinud väike tehniline tõrje. Ja sel põhjusel, mis me teeme? Las ma korraks mõtlen. Äkki seni kaua, kui minu töökaaslane proovib ühendada Rasmust, ma räägin sellest, mis on minu arvates viimase
2-3 nädala jooksul olid, ütleme, kõige huvitavamad teemad, mis puudutasid kinnisvara, on ju. No, üks nendest on, mis puudutas väga paljud, oli maksepuhkused. Pangad on väga mõistlikud, pangad annavad maksepuhkused, aga pangadel maksepuhkuste. Rasmus. Tervist. Tere, Rasmus. Tere. Tere. Siis ma maksepuhkust me räägime hiljem. Me praegu räägime ehitusmaterjalide tootmisest. Rõõm sind näha, Rasmus. Tore. Kus läheb? Kenasti läheb. Kenasti läheb. Suurepärane. Ma kõigepealt räägin paar sõnast, mis on, või pigem isegi kui sina räägid, Fram aktsiaselts on ju. Mina tean, et see on väga suur Eesti mõistes ettevõtte. Teil töötab 200 inimest, pluss 200 inimest teil nüüd ühineb teie meeskonnaga, aga edasi räägi sina. Fram, nagu sa ütled, ongi üks suuremaid ehitusmaterjalide tootjaid Eestis ja siin me räägime ehitusmaterjalidest nagu betoon valmistooted, mis on betoonist seinaelemendid, vahelapaneelid, postid, aga me toodame ka betoontooted, mis on tänavakivid, plokid, seinaplokid ja meil on sortimendis ka kaubabetoon. Nii et kogu ehitusmaterjal, mis on betoonist, tuleb meie tehastest. Fram on peaaegu 30 aastat vana, küll Frami nimena 2 aastat turul olnud või natuke vähem. Kuna me organisatsioonina tundsime, et me tahame jätta oma eelmise nime, mis oli Talot, selja taha ja liikuda edasi Framina. Ja siis sellel aastal meil ongi nüüd suur protsess käimas, kus me võtame üle veel ühe tehase, nii et me oleme 2 korda suurem, kui me olime pool aastat tagasi. Kokku 400 inimest. Väga kõva, väga kõva. Me nagu selle tänase webinari alguses rääkisime Tõnuga sellest, et paljud arendajad ei julge praegu langetada otsust, et alustada uute projektidega. Et kuidas teil on? Kuidas teil tellimuste on? Kuidas sa üldse näed, ütleme, perspektiivi? Just, ega see Tõnu jutt on ju täiesti meid otseselt puudutav. Küll, kui sa küsisid, et kuidas meil läheb ja ma ütlesin hästi, siis selles mõttes ongi hästi, et kogu selle aja, kui meil on olnud siin kriis, oleme meie isegi võiks öelda pidanud tööd tegema. Meil on väga palju tööd olnud, tulenevalt võib-olla eelkõige sellest, et suur osa seinaelementidest läheb eksportturgudele, Soome ja Rootsi. Ja nagu me teame, siis Rootsi on täiesti toimiv ühiskond ja ka Soomes ei pandud ühtegi ehitust seisma. Ehk nemad vajasid elemente ikkagi ja me pidime kõikide riskide, kiuste käima tööl ja tegema tööd. Mis puudutab Eesti turge, siis see ka, nii nagu Tõnu ütles, ega see statistika 2 korterelamut, 52 eluruumi, see paistab meile ka, et uut tööd peale praegu ei paista kuskilt nagu tulema. Nii et meil on hästi selles mõttes, et meil on praegu töö ees, aga siis ta kukub ära, nii nagu kogu see turg praegu on kukkunud ära. Aga Soomes, Rootsis, kas te ainult tarnite või te paigaldate ka, et teie töömehed käivad seal paigaldamisel ka? Ei, praegu meie oleme ainult tarninud elemente, mis mõnes mõttes on lihtsustanud olukorda, aga ega suur väljakutse oli alustuseks, kui see viirusepuhang tekkis, oli ju igas riigis olukord, kas pannakse piirid kinni või mitte. Ja Skandinaavias töötavad väga palju Baltikumi ja Ukraina ja Vene töömehi, kes siis pidid otsustama, kas nad jäävad sinna või tulevad koju ja tulid koju ja siis olid objektiti küll niimoodi, et korra oli seisakud, pidid leidma uued monteerijad, aga siis ikkagi oli vaja edasi ehitada, et nad praegu on ikkagi töös kõik.
Aga kuidas Soome, Rootsi, me teame, et tegelikult Eesti majandus sõltub ka, ütleme, Soome ja Rootsi majandusest, on ju. Et kuidas Soome, Rootsis, kas uued tellimused praegu tulevad ka või te pigem tegelete nende tellimustega, mis hetkel teil käes on? No need ütleme nii. Jah, ütlesid, et turud natuke jällegi toimetavad erinevalt, et seal eriti Soome, tegelikult eriti Rootsi turg vaatab pikalt ette. Ehk kui me seal räägime uusi projekte, uusi töid, siis me räägime sügisesse, hilissügisesse, talve, järgmisesse kevadesse. Ehk meil oli ka varasemalt kokku lepitud tööd, mis siis nüüd ka algavad uued projektid. Aga meil on alati ikkagi olnud ka oma koduturult tööd, et mitte hoida mune päris ühes korvis. Aga need tööd nüüd siis jäävad praegu kuskile on hold ja me vaatame, mis nendega saab. Et selles mõttes ikkagi mahud oluliselt kahanevad. Okei. Räägi palun töökorraldusest, on ju, et sa juba mainisid, et teil kokku tuleb 400 inimest, on ju, praegu on 200 pluss 200 lisandub. Kuidas viiruse puhang on mõjutanud teie töökorraldust? Ikka on mõjutanud. Eks see kõigepealt oligi keeruline aru saada, et kui ei saa pausi pidada, kui ei saa selles mõttes võtta nädalat või 2 pausi ja mõelda, et kuidas me korraldame, siis tuli väga kiiresti reageerida. Õnneks on meil organisatsioonid sellised, et juhtimiskultuurina me pääseme oma inimestele väga kiiresti ligi. Et kohe alguses ka me kutsusime kõik kokku, mida tegelikult, eks ole, siis juba võib-olla ei oleks tohtinud teha viiruse mõistes, aga kutsusime kokku, ma kõigile paningi südamele, et teeme oma tööd igapäevaselt ja hakkasime siis rutiini korras rääkima seda sama, mis kriis.ee ütleb, hügieen, deso, siis oli desoga raske, mask ei olnud üldse, eks ole, aga töökorralduse mõttes absoluutselt, kui on võimalik teha vahetused, mis ei puutu kokku. 2 meetrit vahet hoida. Kontori rahvas kodukontorisse, tänapäeval on võimalik teda teha. Ehk ka sellised uudsed lahendused meie jaoks. Varem ei ole inimesed selliselt hulganisti kodus töötanud, aga see toimib. Ja nüüd on maskid kättesaadavad ikkagi, et kontori ja tootmise inimesed ei puutuks kokku, et võõrad ei tuleks tsehhi, autojuhid ei tuleks meie logistikutele ligi, kõik käib läbi postkastide, kullerid jätavadki või tuuakse kõik meie tellitud materjal, pannakse teatud kohtadest, et ei puutuks kokku. Nii et me nagu kapseldume oma kodutöö liikumisse ja ei puutuks välismaailmaga kokku. Ja kogu selle perioodil on meil üks kinnitatud koroonajuhtum, mis õnneks oli ühes väikses seltskonnas, keegi teine rohkem ei nakatunud ja see inimene on ka tagasi tööl juba. Tal läks kergemalt, ta oli ka nooremapoolne, alla 40 aasta noormees. Et sellega praegu on läinud hästi. Okei. Mis puudutas selle nagu juhtumeid, siis huvitav, et ma ei ole kuulnud, et keegi mainiks, et ehitusplatsidel oleks juhtumid. Ei tea, kas tõesti nii või ma vähemalt ei ole. Ükskord ma olen kuulnud, aga see jutt lõppes päris kiiresti on ja ongi kõik. Ehk viimasel... Ma arvan, et ma tean seda sama, jah. Meil oli kokkupuude sellega, aga sealt meie ei saanud. Okei. Selge. Ma tean, et sa võtsid selle Flammi või Talati juhtimise, vist oli see 2009, on ju? 2009 päris lõpp, jah. Ja 2009 päris lõpp. Ja ma tean, et sa tegid sellest Alatist väga hea ettevõtte, on ju. Aga räägi, kuidas sa näed, et tänane kriis ja see kriis, mis oli 2008-2009, mille poolest nad praegu sulle kui ehitusmaterjali tootjale nagu erineb? Võib-olla alustaks sellest, et see päris 9. aasta lõpp ja 10. aasta alguse oli võib-olla selles mõttes minu jaoks positiivne, et siis oli see kõige hullem kriisi sisenemine ja kriisi põhjas ärakäimine möödas.
et ikkagi 2010 siis hakkas juba sealt tunneli otsast kuskilt valgus paistma, tööd hakkas tekkima. Me ei räägi, et nagu hinnad oleks mõistlikud olnud, aga lihtsalt, et töö hakkas tekkima, sest tollel ajal ei olnud üldse tööd. Et selles mõttes nüüd oleme me teises olukorras, eks ole, kus meil ei ole veel juhtunud suurt midagi meie tehases, et muidu majanduses küll, aga tehases, et me peame nüüd sukelduma ja me peame nüüd läbi mõtlema, et kuidas me sukeldume, et siis jällegi tulla tervelt sellest olukorrast välja. Aga ma ütleks, et võib-olla see kõige suurem erinevus on selles mastaabis. 2019 aastal oli Frammi tööjõukulud suuremad kui 2010. aasta käive oli. Ehk lihtsalt see hulk rahaliselt on nii palju suurem tänapäevale, et iga viivitus kuu, kellel iganes, töölistele palga näol või ettevõttele tööjõukuluna on väga suur raha. Tollel ajal sai laveerida, sai pikendada, sai vähem maksta, aga tänapäeval on see raha kuidagi nagu nii palju olulisem ja elulisem. Ja see tuleneb kindlasti ka sellest, et kogu see 10 aastat oleme me lihvinud oma efektiivsust ja me oleme saanud lubada omale, kui ma mingil hetkel tegin statistikat, 5 aastat sellist palgakasvu nagu 9% per töötaja, iga aasta järjest 9%. Aga ega hinnad ei ole meil kasvanud. Ehitusmaterjalidel me oleme selle püramiidi põhjas ja meil ei ole nad suurt üldse kasvanud. Ehk me saame seda omale lubada või oleme saanud lubada ainult läbi efektiivsuse kasvu. Me teeme rohkem sama pinna peal umbes sama hulga inimestega, protsesse. Ehk nüüd, kui me lähme kuskile olukorda, kus rahad ei liigu, siis ta annab nagu nii palju kiiremini negatiivse efekti. See lumepall on nii palju suurem seekord, kui ta hakkab veerema. Ma arvan, et see on nagu kõige suurem erinevus selle eelmise korraga. Aga positiivse poole pealt, et raha on turu peal rohkem, seda trükitakse juurde ja kuidagi ta tuleb siia majandusse. Hetkel ma lihtsalt ei näe, kuidas ta seda majanduse vereringet parandaks, sest me räägime ikkagi, vereringe on siis, kui usk on tuleviku helge, ehk arendajatel tekib töö, kuna on nõudlus. Võetakse ehitajad, kes hakkavad ehitama ja siis nad tahavad elemente. Et kui see vereringe ei toimi, siis me ootame nii kaua, kui see hakkab toimima. No jah, kui me niiviisi vaatame, tegelikult arendaja praegu, mis nendel on töös, nad sellega nagu jätkavad, kui mingi, ütleme, 3-4 kuu jooksul uute asjadega ei tegele, on ju siis ikka ehitusmaterjali tootjateni see kõik jõuab ikka viivitusega veel rohkem, on ju. Et teil on praegu tööd teatud perioodiks, aga hiljem teil tekib, et te saadate raske, mitte teie, aga üldiselt me räägime, on ju. Aga samasugune auk. Ja, saabub selle auku. Aga mis sa arvad hindadest, ütleme, kui me räägime eraldi tööjõuhinnad ja ehitusmaterjalide hinnad, et oskad sa, kas või lihtsalt enda jaoks, mis sa enda jaoks prognoosid hindadega, mis hakkab toimuma? Ega me näeme seda hindade küsimist praegu juba ja selles mõttes on see, ei ole esmakordne, et selliseid jõnkse, nagu ka Tõnu ütles, et meie pisikese turu peal on jõnkse üles-alla olnud ka selle ligi 10-aastase perioodi jooksul küll ja küll. Ehk samad objektid, kuhu me juba oleme teinud pakkumisi, nüüd öeldakse, et laua taga saab istuda see, kes alustab -20 hindadega. Et see ei ole kõik niimoodi, eks ole, aga selline 20 on ümmargune number, seda küsitaksegi. Ja kui ma võtan oma kasumi aruande ette... Ilus number on 20. Just. See ei ole kuidagi põhistatud, eks ole. Ja kui mina võtan oma kasumi aruande ette, siis mul läheb matemaatikaga väga raskeks, et kus seda 20% pingutada välja. Ehk tegelikult see ei olegi reaalne, kui ei tule minu hankijad kaasa. Ehk me räägime, seal on erinevad sorti hankijad, aga liiv, killustik, tsemente ja nemad ei ole 10 aasta jooksul kordagi oma hindasid vähendanud. Selliselt, et me saaksime nagu mingi perioodi pakkuda ise odavamat hinda. Ehk jällegi me peame absorbeerima kõik sellised kas tõusud või mittemuutused oma efektiivsusega sisse ja inimesi tööl hoida, siis me oleme pidanud palkasid tõstma, eks ole.
ja nii nagu kogu majanduses, me oleme mööda spiraali liikunud üles, palgaralli, nimetame seda palgaralliks või mitte, siis nüüd tuleb teha mingisugune allapoole spiraal, eks ole. Me peame paar sammu tagasi minema ja siis vaatame selle olukorra peale, et kui palju me saame koomale tõmmata. Ja võib-olla nagu see üks suur erisus veel minu jaoks isiklikult, mitte ma ei saa öelda teiste kohta, et 10 aastat tagasi, kui ma hakkasin Talotit juhtima, siis ma sisuliselt olin üksi. Ma olingi üksi ettevõttes, millest ma tegelikult ei teadnud midagi. Tänaseks on mul tiim. Täna on mul meeskond, kellega ma saan arutada, mõelda, strateegiat paika panna ja teostada ja viia muutusi läbi, mis võib-olla ei päästa kriisist, aga ma tahaks uskuda, et ta siiski oluliselt leevendab meie jaoks seda põntsu, mis tuleb. Ja. Me oleme ka nagu meil see team building teema on väga aktuaalne. Ma olen varem maininud, aga meie näiteks korraldame kord nädalas trennid läbi Teamsi on ju, et igaüks istub kodus ja me teeme trennid ja viimane, mis me mõtlesime praegu just kaalume, on inglise keele tunnid. Samamoodi, et inimestele praegu ongi õige aeg nagu õppida ja natuke rohkem aega selleks on, et see team building ja on praegu väga aktuaalne. Ja tegelikult meie oma kogemuse näol näeme, et inimesed tahavad suhelda. Et see pidev nagu kodus istumine on ikka, teatud mõttes mõjutavki masendavalt, ütleme nii, et tahaks ikka suhelda inimestega. Just, ja kuna meil tootmine on kogu aeg tööl käinud, kontor oli siis vahepeal kodukontoris, siis nemad ka ikkagi järjest tulevad tagasi ja mõned on juba mitu nädalat tagasi, et ikkagi neile meeldib tööd teha tööl, neile meeldib seda tööd teha ja kui tootmine töötab, siis nad tahavad ka omale partnerid müügiosakonnast ja finantsosakonnast, eks ole, neil on vaja ka asju arutada, nad üksi ei toksi seal tehasest elementi valada. Et selles mõttes on nagu see tore tunda, et inimesed tahavadki seda tööd teha ja siis tänases teemas, kus riik ütleb, milline varsti meile ja äkki, milline on exit sellest viirusolukorrast, siis mina tunnen täpselt sama juba mitu nädalat ja meil ka inimesed tunnevad, et tuleb ikkagi tulla tööle, me peame hakkama tööd tegema, sest muidu see vereringe ei taastu üldse. Aga sellega ma arvan, et me selle väga hea jutu ajamise sinuga lõpetame sellega, et tuleb teha tööd, on ju, et kõik kriisid on erinevad, aga sarnane on üks asi, et mingi aeg nad kõik lõpevad, on ju. Just. Seega ma soovin sulle edu ja tänan sind, et leidsid aega üheneda täna meiega. Aitäh kutsumast. Tänan. Meil siin vahepeal tuli üks küsimus. Kui ostad arendajalt uut korterit, kas siin tingimata peab olema nende notar või me saame valida endale teise välja? Kas on notarite register olemas? Info notarite kohta saab notarite koja kodulehelt ja põhimõtteliselt tehingud saab tõestada iga notar. Aga mugavuse poolt on ju arendajale on oluliselt mugavam, kui kõik tehingud tehakse ühe sama notari juures. Et notar on kursis spetsiifiliste küsimustega, millised näiteks on isiklikud kasutusõigused, kuidas kinnistu on jagatud korteri omanditeks, notar on näinud suure tõenäosusega korteri omanditeks jagamise dokumente. Ehk arendaja seisukohal ma ütleks nii, et ma 99,9% eelistaks sooritada tehingud sama notari juures, kelle juures ma teen kogu projekti. Isegi minu, ütleme, praegu juba peaaegu 20-aastases praktikas vist me oleme kas 1 või 2 korda oleme teinud tehingud teise notari juures. Ehk vastus on ei pea, aga suure tõenäosusega ikka arendaja tahab, et te teeks tehingu sama notari juures, kus nad tavaliselt teevad. Aga siis jõuame nüüd meie viimase osani, et minu arvates märkimisväärsed uudised või tähelepanekud kinnisvaraturu kohta ja üldiselt nagu majanduse kohta. Vabandust.
et noh, nagu ma ütlesin, et tegelikult pangandus on, pangandus on majandussüsteemi veri ja mis praegu toimub maksepuhkustega ja finantseerimisega, need küsimused on, ütleme, väga olulised. Et no võrreldes taas, kui me võrdleme 2008, 2009 tänase seisuga, müts maha, et tänase päevani pangad käituvad väga mõistlikult, et pakuvad nii liisinguga ka need kodulaenu puhkused. Samamoodi ma olen kuulnud ka ärikinnisvaraomanike käest, et pangad ikka nagu on mõistlikud ja pakuvad nendele ka nagu maksepuhkused viisil, et tuleb maksta ainult intressid. Mis puudutab finantseerimist, eraisikute finantseerimist, noh siis pangad on kõigepealt endiselt finantseerivad, aga väga suur tähelepanu nüüd läheb sellele, et mis sfääris inimene töötab. Et kui kõvasti, kas on mingi tõenäosus, et inimene võib lähiajal, ütleme, kaotada tööd. Et selles sfääris olukord läheb halvemaks. Ja see teatud mõttes, selle tõttu väheneb võimalike nagu ostjate arv, on ju, aga samas panga silmis laenuvõtjate kvaliteet nagu kasvab. Mis puudutab arendusprojektide finantseerimist, siis ma olen kuulnud, ütleme, erinevaid asju. Ma olen kuulnud seda, et pangad ikka ütlevad, et ootame ka, nagu vaatame 2-3 kuud, mis nagu turul toimub, et tekiks arusaam, et mis ja kuidas ja mis tingimustel need arendusprojekte saab finantseerida. Ehk veel kord, pangad käituvad suht mõistlikud, on ju, et loodame, nagu ma mitu korda juba rääkisin, loodame, et meil likviidsuskriis ei muutu kapitalikriisiks. Siis me juba arutasime, et mis on märkimisväärselt toimunud, on materiaalsed tehingud. Minu arvates on väga mugav ja huvitav, kas ja kuidas see kõik hakkab toimima ja müts maha, et tegelikult notarite koda, Tarmo pole maininud, aga selle süsteemi väljatöötamisega tegeles just notarite koda ja nendel olid minu teades palgal eraldi programmeerijad, et kogu see süsteem oli nende poolt tehtud. Siis veel huvitav uudis oli Euribori kohta, et Euribor on tõusnud, et Euribori tõus, alustame sellest, ma ei usu, et see Euribor läheb positiivseks, on ju. Et see tõenäosus on väga-väga väike. Üldiselt Euribori tõus tähendas seda, et turul on rahaturul on likviidsus ja see kajastubki raha hinnas. Aga ma arvan, et see on ajutine. Et me korraldasime eelmine nädal ka venekeelse webinari ja siis oli ühel kuulajal oli küsimus selle, kas on otstarbekas praegu fikseerida intressid või mitte. Ma ütleks, et minu arvates küll mitte. Et ma ei usu, et sellest tarbija võidab. Sama teema, mis me oleme ka Tõnuga juba arutlenud, et arendajad ei taha alustada hetkel uute arendusprojektidega, et see muidugi osutab märkimisväärset mõju, ütleme, uute arenduse tule, aga nagu Tõnu mainis, et ütleme, üks kvartal ei mängi nii suurt rolli ja see ei mängi nii suurt rolli põhjusel, et kui arendavad otsustavad, et nad alustavad ehitustöödega, siis need korterid lähevad ikka nagu eelmüüki ja kuni 3 kuud tegelikult see ehitustööde viivitus, mis võib hiljem tekkida, see on täitsa loomulik. Et meie projektides ma ütlen, et 3 kuud ei olnud, aga 1,5 kuud viivitused ikka võib-olla kuni 2 kuud viivitused ikka olid. Selles mõttes, et tõesti, ma siin nõustun Tõnuga, et need ühe kvartali
et pakkumine väheneb, uute korterite pakkumine väheneb ühe kvartali jooksul, ega nagu võib-olla tõesti see nii suurt mõju ei osuta turule tervikuna. Kui see kestab rohkem ja kui me näeme nagu sügavamat majanduskriisi, jah, siis on see absoluutselt teine teema. Üüriturg. Väga palju sellest räägitud, aga sellest võib rääkida edasi. Kui me näeme tegelikult uute arenduste turul, me ei näe, et hinnad oleks langenud. Mõned üksikud arendajad on pakkunud allahindlused, aga need ei ole nii märkimisväärsed, et võib-olla kuni 10% või pakutakse mingi taas parkimiskoht või panipaik või mida iganes